Hello, no nii, tere, kallid inimesed. Nagu te pealkirjast näete, siis selles videos ma näitan teile, kuidas teha jõhvika ketšupit. Tegelikult see on jõhvika kaste, aga ma nimetan seda ketšupiks, sellepärast et see ei ole enam traditsiooniline kaste ja kuna ketšupis kasutatakse selliseid mitte traditsioonilisi, vaid erinevaid ürte ja ka teisi maitseaineid, siis selles retseptis tuleb täpselt samamoodi jõhvika kaste siis tugevalt maitsestatud, aga mis juhtub on see, et see maitse läheb teistsuguseks, aga mitte kuidagi ei kao ära jõhvika maitse, nii et selline jõuluhõnguline retsept on kohe siis teie ees tulemas ja mida ma praegu teen on see, et ma siis uuendan ja toon uusi jõuluretsepte toitumiskavasse, mis tähendab siis seda, et katsetused käivad, sest juba tuleval nädalal on ju tegelikult suured pühad tulemas ja selleks ajaks peavad olema retseptid ilusti kenasti valmis teie jaoks. Ja kuna ma hiljuti sõin siis enda vana retsepti järgi tehtud jõhvika kastet, mis oli väga-väga maitsev, mis on praegu toitumiskavas täiesti olemas, siis see kaste, kuna ma olen seda nii palju söönud, vajas minu arust väikest sellist uuendust ja siin see ei ole moos, aga siin on esimene katsetus ja ma tegin selle igaks juhuks läbi, et kui ma siin teile seda tegema hakkan, et ma ise ei üllatu, et mis asi siit nüüd välja tuli, aga see kaste, selle ma tegin umbes 2 tundi tagasi valmis ja ma ütlen, mina tahan seda oma linnuliha, verivorsti, sealiha ja ausalt öeldes erinevate toitudega süüa, sellepärast et kui ketšupis on tavaliselt tomatid ja ürdid, siis siin on ürdid ja jõhvikad, nii et nimetame seda siis jõhvika ketšupiks. Aga ma näitan teile kõigepealt, mis koostisosad sinna siis sisse lähevad. Vot, siis te nagu saate ülevaate ka ja siis juba läheme valmistamise juurde. Ma natukene räägin juttu ka juurde. Kõigepealt ma panin tegelikult, esimese asjana näitan teile ära, näete, siin ma panin poti ja panin siia natukene vett sisse, et kui ma need jõhvikad ja apelsini sinna sisse panen, siis nad ei lähe kohe päris lihtsalt nii-öelda kuuma metalli vastu, vaid seal on natukene vett all. Nendest ilmselgelt tulevad nii-öelda veed ja mahlad täpselt samamoodi välja. Aga räägime siis sellest, mis sinna sisse lähevad. Kõigepealt ma panen sinna sisse jõhvikad ilmselgelt. Järgmiseks läheb mulle sinna sisse apelsin ja ühe asja ma pean ütlema, nüüd apelsini puhul on hästi oluline see, et te võimalikult palju, näete, siin on hästi vähe jäänud, et võimalikult palju võtate seda valget asja siit pealt ära, ehk siis see on see koore osa, sellepärast et see jällegi võib, kui see nüüd jääb hamba alla, võib natukene kibe olla ja see ei ole hea, aga ülejäänud tükid, et ma võtsin seda nii palju kui vähegi võimalik veel ära, aga see, mis sinna jäi, sellest ei ole hullu. Nii, mis sinna veel läheb? See on täiesti värske küüslauk. Siis chili, Santa Maria oma, ja see on siis chili pulber, täpsemalt öeldes, nii et kes tahab täpselt samad maitset saada, kasutab siis täpselt samu maitseaineid, siis sinna läheb kaneel, kookospalmi suhkur, mee asemel, sest mee maitset ma see aasta ei taha tunda, mustpipar ja palun kasutage terapipart, soovitatavalt seda, sellepärast et siin on maitse oluliselt parem ja siis täiesti tavaline meresool või hea meresool. Ja selle ma teen hästi sametiseks siis Bosch Ergomix miksriga ja näitan teile selle juures ka mõned nüansid ära ja kuidas ma seda säilitan. See on ka tegelikult väga-väga oluline. Nii, ja läheme siis valmistamise juurde. Nüüd, järgmise asjana, mida ma siis teen, ongi see, et mul on pliit väga suure kuumuse peal, võib täiesti põhja panna, kuna siin on vesi all, ei juhtu mitte midagi. Ja siis panen siia sisse jõhvikad ja panen siia sisse kohe apelsini ka. Neid tükke pole vaja väiksemaks teha, sest nagu ma ütlesin, mul on usaldusväärne saumikser ja ma soovitan kindlasti saumiksrit selle retsepti puhul kasutada, mitte köögikombaini ega mingit lõiketerad ega muud asja, sest me tahame väikseid, häid lõiketerasid, et me saaksime selle ühtlaseks, sametiseks massiks. Ja kui ma teile näitan siinkohal seda, siis näete, vot selline sametine mass ongi. Nii, ja nüüd paneme siis kuuma põhja ja võib-olla isegi
isegi kasutan seda sama lusikat. Ja mida ma nüüd siin teen, on see, et ma kuumutan seda massi siin sellepärast, et ma tahan, et siit natukene läheks vett välja. Ja miks ma tahan, et vesi välja läheb? Sellepärast, et siis lähevad maitsed natukene intensiivsemaks. Sest see aur, mida me siin nüüd nägema hakkame, ilmselgelt see ei ole rasv, see ei ole valk, see ei ole kiudahine, see ei ole mitte midagi muud kui see, et see on vesi. Võt. Nii et ühesõnaga, kui me nii-öelda kuumutame ükstapuha, mis toiduainet, siis vee väljutamisel me muudame seda maitset nii-öelda siis tihedamaks, kui ka tegelikult tõuseb siis selle toidu, kui vetsid vähemaks läheb, ehk siis see kogu see toitainete, nii mikro kui ka makrode kontsentratsioon lisaks siis maitsele läheb palju-palju tihedamaks. Ja sellepärast ongi kõige lihtsam viis lihtsalt visata need kõik potti, panna pliit põhja ja las hakkab siin väga-väga tugevalt tööle kõik. Ja ausalt öeldes, ega siin selles mõttes, et midagi väga muud sellist spetsi ei olegi selle juurde rääkida, vaid kohe asume siis selle kallale, et hakkame seda maitsestama, sest siin palju ei ole vaja. Näete, kõik see vesi, mis siit välja hakkab tulema, siin on see olemasolev vesi juba, on ju, ja kuna ma siin midagi ära ei ole lõhkunud, on ju, ehk siis ma ei ole seda purustanud jõhvikat, ega ka apelsiini ma ei ole tükeldanud ega pigistanud kuidagi moodi, siis kõik see, mis siit praegu tuleb, on see vesi, mis siin all oli, pluss siis see vesi, mis nendes sees on, sest kuum, nagu ka inimene, sauna lähed, on ju, hakkad higistama, ka langeb sinu nii-öelda kontsentratsioon ka, läheb siis tegelikult tihedamaks. Nii et lasta siin niimoodi siis hõõgub, korralikult lõõmab ja siis mina panen muud asjad valmis. Ja kui kellelgi on selle retsepti kohta mingidki küsimused, siis täiesti vabalt olge head ja pange kirja. Ma võtan senikaua paar asja välja, mida ma tahan teile ka kindlasti näidata, sellepärast et need on väga head ja olulised asjad. Ütleme niimoodi, et mind on toidu tegemisel need kõvasti aidanud ja loodust muidugi ka säästnud. Nii. Ja siis kohe saangi teile näidata, mis ma siia valmis olen pannud. Ma ei ole otsust päris langetanud, nii et jah, vaatame. Nii, las see nüüd natuke aega siin toimetab. Ma näitan teile ära, mis ma siis siia valmis praegu panin senikaua, kuni ma tahaks sellele anda umbes minuti, võib-olla 2 veel. Nii, ja kui me nüüd võtame siit maitseained ja kõik asjad kõrvale, siis nagu ma ütlesin, et kasutan siis Bosch Ergomix saumiksrit, sel lihtsal põhjusel, et näiteks siit ma saan keerata selle täiesti põhja ja see teeb ülipeeneks, ülisametiseks selle kastme. Seda otsikut kasutan siis. Ja pärast, mida ma teen, kuna ma seda kõike kogust korraga ilmselgelt ära ei söö, siis kasutan ma sellist vaakumpumpa, millega ma saan siis, olenevalt kuhu ma selle toidu siis kastme pärast panen, saan ma panna siis siia karpi, mis on sellise kaanega, ma saan panna selle siia karpi, mis on sellise kaanega, või ma saaksin panna selle kasvi siia taaskasutatavasse kilekotti või sellisesse pudelisse ja need kõik asjad ühilduvad siis selle sama vaakumpumba otsikuga ja selle tulemusel, et ma siit õhu siis nii-öelda välja imen täpselt selle sama saumiksri otsikuga, siis säilib see palju kauem ja see on palju maitsvam tänu sellele ka. Nii, ja nüüd on väga mõnus kuum siia sisse läinud, võib selle kinni panna ja ega väga rohkem tegelikult ei olegi vaja seda kuumutada. Näete, vesi on peaaegu ära läinud, natukene see on, natuke peab jääma, sest me tahame tegelikult, et see kaste oleks ikkagi selline nagu tihe. On ju? Nii, ja nüüd, mida ma kohe teen hästi kiiresti, on see, et kui see kõik siin on väga kuum, siis ma võtan küüslauku, see on siis värske küüslauk ja ma panen seda õige vähe. See on sõna otseses mõttes, see on väga väike nuga, näete, see on väga väike kogus, mis ma siia sisse panen. Ja nüüd, mida ma teen, on see, et ma segan selle ära. Ma ei taha seda küüslauku väga palju kuumutada, aga natukene ikka, sest vaadake, küüslauku kuumutades juhtub küüslauguga selline asi, et tema maitse läheb natukene tagasihoidlikumaks. Ma ei tahaks et sellest kastmes oleks mingisugune tugev küüslaugu maitse.
võib-olla mulle isegi maitseks see, aga ma arvan, et võib-olla kõigile mitte. Nii, ja las see küüslauk sul natukene seisab. Ma segan selle veel korralikult läbi. Nii, et see kuum, mis siin praegu on, seda on piisavalt palju, et ta seda küüslauku natukene pehmendaks. Kui apelsiin ja jõhvikas läheb kangemaks, siis küüslauk tegelikult läheb maitselt õrnemaks. Nii, nüüd läheme järgmiste etappide juurde. Ma võin selle siit välja võtta ja hakkan seda siis saumumiksriga töötlema selles anumas. See on täpselt samuti tuleb siis miksriga kaasa. Ja nüüd ma panen kõik selle, mis siin sees on. Panen selle siia sisse. Nii. Kõik võtan siit ilusti kenasti ära. Ja selle kohe ma lisan siia ka väikse nüansi. Ja nüüd, kes tahab, lisab siia natukene vett juurde, aga oodake ära, ennem kui ma pole näidanud, kuidas see täiesti kõik välja näeb, ärge kohe sinna vette hakake lisama, mõnele võib-olla tundub, et see on paks, aga mulle ausalt öeldes seda tüüpi kaste, ta võikski olla selline enam-vähem sama paks nagu tegelikult ketchup. Ja nüüd ma panen teised maitseained ja nagu ma ütlesin, siis tegu on ikkagi jõulutoiduga, aga see sobib siia suurepäraselt, see on siis kaneel. Panen seda hästi natukene siia sisse. Tõsiselt vähe. Sõna otseses mõttes me ei räägi siin isegi veerandist teelusikadest, me räägime veerandi teelusikatäie veerandist, ehk siis näete, nii vähe, seda on siin hästi vähe. Järgmiseks paneme musta pipart ja siin ma teen 2 pööret. 1, 2, kõik, rohkem pole vaja. Ma tahan lihtsalt natukene maitset lisada sellele. Soolaga samamoodi, me tõstame maitseid ja 1, 2, on ju. Nii, järgmiseks, kookospalmisuhkur. Kookospalmisuhkrut võib nüüd natukene rohkem panna, kuna apelsiin on selline magus hapu, nagu te teate, aga jõhvikas on hapu. Seega kookospalmisuhkrut me paneme natuke rohkem kui teisi maitseaineid, sest me tahame seda haput tasakaalustada magusaga ja just nimelt kookospalmisuhkru magusaga. Nii, nüüd mul on kõik asjad siia sisse pannud, mis ma olen tahtnud siia sisse panna ja nüüd on aeg siis kogu see asi teha sametiseks. Super mega sametiseks ja seda ma ka kohe teen, panen selle otsikusi otsa, nii. Ja nüüd, mida ma teen on siis see, et ma ütlesin, siin saab reguleerida. Alguses ei ole mõtet hullu panna, sest kui ma 12 peale panen, siis see käib väga kiiresti ringi. Ma alustan 6 pealt, on ju, nii. Et see ilusti ära segada. Nii, ja nüüd, kui mul on see läbi segatud korralikult, on juba enam-vähem ühtlane, aga siin on ikka mingid tükid sees, siis ma panen turbo peale ja nüüd läheb mölluks. Vaake, valmis. Nii, ja nüüd on siis aeg maitsta seda. Fantastika, aga üks asi jäi välja, tšillipulber. Ja tšillipulbrit ma panen siia ka väga vähe. Nii, ma ei tea, kas te nägite, kui vähe seda läks, aga seda läks väga vähe. Nice, väga hea, valmis. Ja nüüd, kuidas ma saan aru, et see on nii sile ja sametine, nagu ma tahan, siis kui ta hakkab läikima pealt. Nii. Ideaalne. Nii et ühesõnaga, ma arvan, et sellele igavale jõhvika kastmele, kui nüüd
kellelegi meeldib see vana kooli jõhvikakaste, kuhu me siis sisuliselt paneme ainult, mida me sinna paneme? Me paneme sinna ainult jõhvikat ja suhkrut, siis kui keegi tahab seda süüa vanade aegade mälestuseks, palun väga, aga kui mitte, siis ma soovitan kindlasti seda proovida. Toitumiskava kasutajad näevad seda retsepti uuendust juba üsna peagi endal jõhvikakastme toitude all ja teised, kes siis ei ole toitumiskava kasutajad, saavad täpselt selle sama retsepti järgi, mida ma siin praegu teen, teha. Ja ma otsustasin siis, et ma panen sellesse anumasse, kuna natukene suureks jääb see. Kilekotti ma tavaliselt kasutan siis külmutamiseks või siis säilitamiseks pikamaajaliselt ja pudel on siis mul smuutide ja selliste asjade jaoks, mida ma valan, mida ma tegelikult võiksin ka selle toiduga teha, aga ma siiski ei tee seda. Ja ma kiiresti näitan teile selle vaakumi protsessi ka ära, sest ka mina ja paljud inimesed, ma tean, on kindlasti arvanud, et see vaakum pakendamise protsess on kindlasti jube keeruline ja mingi tehnoloogiat on vaja. Tegelikult see ei ole üldse niimoodi. Võtad selle sama saumiksri, võtad pumbaotsiku, paned selle siia otsa. Nii, see on samm 1. Samm 2, paned selle siia peale, hoiad siis nuppu all. Nii, mis ma siin nägin? 10 sekundit võib-olla hoidsin seda. Ja nüüd, kuidas ma saan aru, et siin on õhk sees? Sellega ma saan aru, et ma ei saa seda kaant siin pealt maha. Aga nii see asi ei jää. Ma tahan selle kaane maha, sest siin peal on väike nupp, mida ma tõmban. Kõik. Ja nüüd võtan kaane maha. Ja kaant ma enne peale ei pane, kui see on ilusti kenasti maha jahtunud. Võt. Kõik. Ja nii, kus on? Ja nii lihtne see oligi. Kutsume seda siis jõhvika ketchupiks. Ja see retsept, nagu ma ütlesin, on siis kõikidel varsti olemas toitumiskava juhistes. Ja kõik, kes siis, ma ei tea, mis iganes põhjusel, ma arvan, et selleks ei tohiks üldse ühelgi inimesel põhjust olla, mu toitumiskava ei kasuta, siis teie tehke selle video järgi. Ja nii lihtne see oligi. Ja nagu te näete, siis siin on see kaste. Näete, läigib, sest see on nii ühtlane tekstuur, et valgus peegeldub ainult ühelt poolt. Võt, nii. Super. Kõik maitsed on ilusti kenasti tunda, natuke särtsu, natukene piprapürtsi. Väga mõnus maitse. Aga mina nüüd jätkan retseptide edasi toimetamise ja muutmise ja uuendamisega. Nii et teile siis soovitan kindlasti proovida seda retsepti ja tehke täpselt samamoodi, kasutage samu koostisaineid, kasutage kindlasti sama miksrit, et saada selline mõnus siidine tulemus ja kui te seda tahate külmkapis hoida, siis olge head, kasutage täpselt samamoodi siis seda vaakum pakendamise anumat, et siis see oleks värske ka 4, 5 ja ma ei tea, mis iganes nädala aja pärast, mida ta tõenäoliselt on ka. Ja seda võite kasutada siis ka kõikide teiste puhul. Ma ütlen, minu elu on see meeletult paremaks teinud, sest ma teen oma toidud valmis, vaakum pakendan ja kui mõni päev peaks vahele jääma, 5 päeva pärast ma võtan selle toidu sellest vaakumkarbist välja ja see on sama värske, nagu see oleks just kui eile tehtud. Võt. Ja siinkohal ütlen teile tšau, paka ja näeme juba järgmistes laivides. Tšau.